Tere! Mina olen Triin. Käes on suvi ning ilmunud on uus värske suvine ühistuleht. Ja mul on täna rõõm teile natuke seda lehte tutvustada. Kõigepealt jääb siit silma kutse suvepäevale. 22. augustil toimub Tartu Hoiu-laenu ühistu suvepäev. Seekord toimub see Kopra talus Viljandimaal. Olen ise Kopra talus mitmeid kordi käinud, seal on väga palju ruumi ja see on üks äärmiselt tore koht, kus on väga lahke pererahvas. Nii et soovitan kindlasti Kopra tallu minna ja miks mitte siis juba suvepäevale. Et Tartu Hoiu-laenu ühistu suvepäevadel olen samuti varasematel aastatel käinud ning seal on olnud väga tore. Nii et 22. august Kopra talus Viljandimaal, tule sina ka. Nii, nüüd esiküljel on lugu ühiselt meie ühise tuleviku poole. Selle loo autoriks on ühistu juht Andro Roos ja lugu algab sõnadega: ei ole paremaid halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Ning mis see praegune hetk siis on? Saame siit teada, et Tartu Hoiu-laenu ühistu on tegutsenud edukalt juba 14 aastat ja tänaseks on ühistul juba 3583 liiget. Üheskoos on tehtud suuri asju. Üks neist kindlasti Ida-Virumaal olev tuulepark, Purtse tuulepark, kus töötavad 5 tuulikut. See on siis kindlasti üks suuremaid asju, mille ühistu hoiustajad üheskoos ära teinud on. Kindlasti väärib tähelepanu ka Eesti ühistumajade tegevus. Loen siit ühe lõigu. Ühiselt teostatav ja majandatav Eesti ühistumajad ehitab kodusid üle Eesti. Valminud on Raatuse 73 Tartus, Paju 11 Tartus ning Vestika 2 Elvas. Ja käigus on veel mitmeid ehitusobjekte üle Eesti. Nii et Eesti ühistumajad ehitab kauneid kodusid. Siin on ka üks kuulutus, et Aasamäel Sauel on müügil A energiaklassi kodud. Seal on väga kenad ridaelamud, olen ise käinud vaatamas, et neile, kes kodu otsivad, on see kindlasti suurepärane võimalus oma kodu leida. Artikkel lõpeb tänuga kõigile ühistu liikmetele. Tänan teid kõiki teie hindamatu panuse eest ühistu kasvu ja arengusse. Üheskoos oleme tugevad. Juba 10 ühiselt tegutsevat peret on suuri jõud. 10-11 kiruvat ja kadestavat peret on aga tohutu lagundav jõud, mille tehtud kahju on pea võimatu mõõta. Tänan teid, ustavad ühistu liikmed, selle ühise Eesti eest, kus me elame. Nii siis ütles Andro Roos. Mida me siit lehest siis veel leiame? Teisel leheküljel on Harri Raudvere lugu Aeg kulgeb ajas. See on kena pikk lugu, et kindlasti võtke omal aeg mõnel kaunil suveõhtul, et sellesse loosse süveneda. Samuti on siin lugu Narvast ja sellest, kuidas kriisiaeg Narvat mõjutas ja et paljud narvakad läksid oma daatšadesse ehk suvilatesse ning loen teile siit ühe lõigu. Daatšades käib aga igapäevane külaelu ja kui Marfa Vassiljevnal saab näiteks sool otsa, aga naaber daatša Julia Ivanoval on jälle jahu otsas, siis nad saavad omavahel kaupa vahetada. Selliselt hakkabki tekkima nii-öelda neoagraarühiskond, kus inimesed kasvatavad iseendale toidupoolist ja vahetavad omavahel kaupu. Eeltoodud daatša näide on ehe ühistegevuslik toiming, millest tasuks ka ülekantud tähenduses eeskuju võtta. Ehk siis ühistegevuse arendamine on praegu olulisem kui kunagi varem. Vaadake enda ümber ning otsige näiteks Tartu Hoiu-laenu ühistu veebilehelt, mida üks või teine ühistu liige toodab või pakub. Võtke temaga ühendust ja saate selle toote ehk isegi soodsamalt kui kaubandusvõrgust. Sedasi toetate ja arendate meie omavahelist ühistegevust. Kui mitte nüüd, siis millal veel? Nii on kirjutanud Andrus Tamm ja Julia Borissenko. Viimasel lehel on lugu Küüslaugu haldjast ning samuti on siin lugu Ehitame kodusid üle Eesti. Nagu eespool juba mainisin, siis Eesti ühistumajad ehitab aktiivselt üle Eesti uusi kodusid eestimaalastele ning siit me saame veel teada seda, et Tartusse, Elvasse, Kastre valda, Sauele ja Kosele
on ehitatud ja ehitamisel mitmed kodud meie kaasmaalastele. Oleme kasvanud ja kasvatanud seda ettevõtmist üle mitmete takistuste, tõkete ja raskuste. Praegu on eriti oluline, et iga ametnik teeks kõik endast oleneva, et bürokraatia teki all ei lämmatataks initsiatiivileeki ja ettevõtlust. Et ametnikel see meeles püsiks, tuletame seda neile ühiselt Eesti Ühistegevuse Liiduga järjepidevalt meelde. Sellest, et me võidukad oleme, kõnelevad nii meie valminud objektid kui ka ette võetud tulevikus valmivad tööd, kodud eestlastele. Jah, et tõepoolest kahjuks olen ma päris mitmeid kordi kuulnud sellist asja, et ametnikud kipuvad ettevõtjate ja arendajate tegevust takistama. Et ma ei ütle, et kõik seda teevad, aga on väga koostöövalmeid ametnikke, kuid kahjuks on ka selliseid, kelle kohta tundub, et nad püüavad arendaja tegevust pigem pidurdada, mitte neid aidata. Kuid olgem ikka sõbralikud ja tehkem üksteisega koostööd, sest nii saame me tõesti ehitada Eestit ja teha nii, et meil kõigil oleks siin hea elada. Aga uus ühistuleht on siis kättesaadav ka veebis. Kui te soovite lugeda paberkandjal lehte, siis minge läbi mõnest Tartu Hoiulaenuühistu kontorist ja küsige seda lehte endale. Aga soovin teile kõike head ja kaunist suve jätku. Kohtumiseni! Thank you.